kivistunud palk. Kes sõida ära enne, me siis arvestame teist. Meil on plaan nüüd paar järgmist päeva siis Nevada ja Arizona osariigi rahvusparke külastada ja vahepeal, kui me neist ära väsime, siis võib-olla midagi muud ka teha. Vaata indiaanlased seal mäe otsas. Luuravad valgeid. Pärast tulevad, teevad seda oma sõjahäält ja viskavad odadega meid. Siin saavad kollane ja punane maailm kokku. Piir. Indiaanlased jälle peavad seal laagrit, vaata, sealt tuleb suitsusignaale saadavad üksteisele sealt. I still smile from your cheek. Glenni kanjoni sild, jah. Ma olen siin tegelikult käinud, aga kuna me siit lähedalt mööda tulime, siis mõtlesin ikka Keiriliga näidata seda salakohta. Salakohta. Hordide viisi turiste, väga salaja. Aga väga ilus on küll. Aga nendest mastaapidest on väga raske nagu edasi anda video vahendusel, et ülevaat vaatad, pisikesed on need väiksed inimesed sellel. Kanuutajad seal. Tore vaadata, kuidas kõik 200 turisti on seal ühes kohas ja kui tuled siit 30 meetrit eemale, siis saad täitsa rahulikult kahekesti istuda ja aega veetana. Aga samas siit ei paista see täpselt õiget pidi. See on see hotspot. Hotspot on seal. Siin Arizonas, aga ka Utah'is ja New Mexicos sõites on kõrbes kahel pool teed selline hõredam asustus. Need on Navajod, põlisrahvas, kellel on siin USA kõige suurem reservaat, mis on pea 2 Eesti suurune. Aken on sitikutest nii must, et on vaja vahepeal puhastada. Come on, cuties. Come here, honeys. Come in. Lähme sinna. Selle kõik on tekitanud siia see Colorado jõgi, mis selle all voolab 70 miljoni aastaga. Sinna on terve miil sügavust ja kui tahaks teisele kaldale minna, siis oleks 10 miili. Mets tuli ootamatult tagasi. Jõudsime peale mõningast sõitmist Flagstaffi, natuke shoppasime ja sööma. Läksime ribisid. Me ikkagi ei saanud ribi. Internetis olnud menüü oli aasta aega vana ja enam pole ribisid. Saime hoopis mingi pleiti ja purksi.